Nüüd, kui psühhiaatriakliinik, naha- ja suguhaiguste osakond, taastusravi ning kõik selle juurde kuuluv juba uues majas asuvad, hakkab eelnenu meelest minema. Seetõttu lähemegi siit ilusast majast 3 aasta tagusesse aega, kui selle ehitamist alles kavandati. On 10. detsember 2010 ja me astume läbi psühhiaatriakliiniku ning naha- ja suguhaiguste osakonna vanadest ruumidest majadest, kuhu haiglarahval nüüd enam asja pole. Plats Ristiku tänaval haigla kõrval, aga alles ootab ehitajat. 17. veebruariks 2012 on ehitaja leitud. Ristiku tänava 2004. aastal valminud hoonele hakkab juurdeehitust rajama fundehitus. Ehitamisega ongi juba algus tehtud. Esialgu võib vaid aimata, et siia kerkib peatselt hoone, millega haigla kasvab ligi 3 võrra. Ja ongi paras aeg kuulata haiglajuhi Urmas Sule mõtteid, mis said salvestatud suvel 2013, kui maja juba valmis oli. Millal siis õieti jõuti arusaamisele, et paljude arvates tohutu suur haiglahoone, kuhu alles 2005. aasta alguses sisse koliti, vajab juurdeehitust. No tegelikult juba 96. aastast, kus me hakkasime selle Ristiku tänava hoonet siis umber projekteerima kaasaegseks haiglaks, kus Eesti tervishoiu ehitust reguleeris Villu Reiljani kui toonase keskkonnaministri käskkirja 1,5 lehekülge lõiku. Et tollel hetkel oli selge, et Eesti tervishoius ja Eesti haiglates on tulemas väga suured muutused ja neid muutusi tuleb ette näha vähemalt 10-20 aastaks. Selle planeerimise käigus sai selgeks üks asi, et kuna paralleelselt koostasime ka Eesti haiglavõrgu arengukava, siis sai selgeks üks asi, et tuleviku haiglates jääb selgelt välja joonistamata siis vajadus psühhiaatriateenuste ja taastusraviteenuste järgi. Ehk siis teisisõnu me saime planeerida sellise haigla, mis haakus haiglavõrgu arengukavaga, kust oli välja jäänud nii psühhiaatria kui ka tegelikult taastusravi ja hooldusravi, toonase hooldusravi reaalne potentsiaalne ruumivajadus. Ja selles olukorras loomulikult Pärnu on pidanud kogu aeg tõestama, et meie haigla liiga suur ei saa. Me ise oleme olnud vastupidise seisukohal, et see haigla saab esimeses vaates pigem väike, aga me näeme, kuidas seda tuleviku ruumivajadust rahuldada. Ja nii sündiski, et kui me
2004. aastal saime selle Ristiku tänava hoonekompleksi valmis, siis 2005. aastal kolisime sisse, võtsime selle kompleksi kasutusele, mis oli väga suur hüpe Pärnu tervishoiu jaoks. Siis sellel hetkel oli selge, et see maja vajab juurdeehitust. Ja meil õnnestuski siis 2000. aastate siis 10. teisel poolel käivitada uus projekt, ehk 2 terviselinnaku projekt, kus sai kõigepealt arutatud seda, milline peaks olema nüüd lahendus aktiivravi ja tänase õendushoolduse vahel ja leidsime, et kõige mõistlikum on minna 2 keskuse teed, ehk siis arendada välja õendushooldusteenused iseseisva ruumiprogrammiga, mitte sellel samal kinnistul ja see projekt realiseerus siis aasta tagasi Ravitana korpuse baasil ja nüüd see uus korpus siin on meie parim nägemus, kuidas ühendada nüüd nende teenuste vajadus, mida me leiame, et kaasaegne haigla peab evima. Järgneb periood, kus ehitamine käib nii-öelda talvega võidu. On külma ja tuisku, aga tööd tehakse sellele vaatamata. Ehitustööd edenevad. Detsembri keskpaigaks on hoone sedavõrd ilmet võtnud, et haigla ja ehituse juhid võivad tehtule rahuloleva pilgu heita. Aga küllap olete juba märganud, et maja on püsti, aga nurgakivi sellele ei pandudki. Nurk, kuhu nurgakivi asetati, sai valmis oktoobris, sündmus leidis aset 25. jaanuaril 2013. Nii hilja seetõttu, et aasta lõpus oli tervishoiutöötajate streik ja siis polnud paslik nurgakivitseremooniaga tegelda. Selleks ju investeeringuid tehaksegi, et teha tasa võib-olla aastakümnetega tekkinud investeerimismahajäämust teatud erialadel ja siin täna selle majaga paraneb mitte ainult Pärnus ja Pärnumaal, vaid tegelikult kogu Lääne-Eestis hüppeliselt lausa need tingimused, kus siis nii psühhiaatria ravi kui ka taastusravi teenust pakkuda, nii et ma arvan, et ka see konkreetne objekt siin on kinnitus sellest, et pingutused selle nimel, et tervishoiuteenuste kättesaadavus paraneks, on jätkuvalt töös. Nurgakivipidu läbi tuleb töödega edasi minna.
märkimata ei saa jätta ühte olulist etappi. Magnetresonantstomograafi kaalukust arvestades on nende plaanide näitamine siin kindlasti põhjendatud. Laseme taas rääkida haiglajuhil Urmas Sulel. Küsimus on selles, et meditsiin areneb väga kiiresti ja ehitades peab omama tõelist ettenägemisvõimet, et teada, milliseid aparaate ja seadmeid võiks tulevikus tarvis minna ja kui palju on selleks ruumi vaja. See on reaalsus, et ega keegi meist täpselt hästi ette ei kujuta, milline saab olema see haigla 10 aasta pärast. Aga nüüd ruumiprogrammi ja haiglahoone planeerimisel üldse, see ongi kõige tähtsam tegevus, et peab saama paika eelkõige nende ruumide logistika ja omavaheline suhe. Et haigla on nagu Tallinna linn, ta ei saa kunagi valmis ja ruumiprogrammi hakatakse muutma järgmisest aastast juba natukene, aga see hoone peab olema sellisena planeeritud, et see ruumiprogrammi muudatused oleksid võimalikud. See ei tähenda täiendavaid ruume, see tähendab üldist logistikat ja üldine logistika, ma arvan, on siin meil väga hästi läbi mõeldud ja haakub maksimaalselt hästi ka tuleviku vajadustega. Nüüd on uus maja valmis ja vanade asupaikadega on aeg hüvasti jätta. Sääse tänavas pakib kompse kokku naha- ja suguhaiguste osakonna rahvas. Töötajate nägudelt peegeldub rõõm, et ometikord on võimalus uutesse ruumidesse kolida, aga märgata on ka mõningast kurbust vana maja mahajätmise pärast. Ravi tänavas õendushoolduskeskuse möödunud aastal renoveeritud majas valmistub kolimiseks taastusraviosakonna rahvas. Nemad on hoolduskeskuse majas olnudki ajutiselt uue maja valmimist oodates. Õendushoolduskeskusele jäävad nüüd palju suuremad ruumid. Pärnu haiglas on tavaks saanud, et enne kui uues hoones töö lahti läheb, korraldatakse päästeõppus. See on vajalik nii personalile kui päästjatele. Konkreetse õppuse legendi järgi puhkes psühhiaatri ja kinnises osakonnas tulekahju ja evakuatsiooni käigus võttis üks patsient haiglatöötaja pantvangi. Me ei teinud mitte kontrollõppust, vaid see oli harjutus, kuna objekt on uus. Ja kõik need ametkonnad, haigla, pääste, politsei ja kiirabi peavad tegema väga head koostööd, siis see lõpus eesmärk oli ka viia siis läbi harjutus ja vaadata, kuidas need ametkonnad omavahel koostööd teevad. Tammepõld tõdes, et haigla on päästjate jaoks kõrgendatud riskiobjekt ja paneb neile suure vastutuse. Siin tuleb politsei ja kiirabiga teha väga head koostööd. Tegemist polnudki päästeõppusega selle tavapärases tähenduses, vaid harjutusega, kus äsja valminud haiglat kui uut objekti tundma õpiti ja seda koostööd harjutatigi. Mõned puudused tõi harjutus tõepoolest välja ja nendega hakatakse tegelema, et